Tere õhtust! On 18. veebruar 2023. Alustame uudistega. Tänases saates räägime pommirünnangust, kriminaalist, Paide käigust, joobes juhtimisest, spordivõistlustest, kooli tulistamisest ja ufodest. Head vaatamist! Täna külastas August Kitzbergi nimeline gümnaasiumi ajalooring Paide ajakeskust Wittgenstein. Wittgensteini igal korrusel tutvustatakse ühte Eesti olulist ajaperioodi. Muinasaja ruumis näidatakse vana Eesti kohta filmi. Õpilastele meeldis ajakeskuses väga, sest eksponaadid olid huvitavad. Ajakeskuses rännati ajas edasi ajamasinaga. Karl sai kanda rõngassärki, Kevin sai proovida, kuidas olla häbipostis, Stein sai olla Järvamaa voogt. Täna kell 19.28 toimus Tartu vanglas pommirünnak. Avata said rängalt 426 vangi ja 6 turvameest. Juhusliku 3 politseid said ka väga rängalt haavata. Teadaoleva infoga on tegu julmade kurjategijatega. Tegu on mustlasega, kellel on hea tehnika ja hea varustus. Tunnused on must kaubik, mille number on 642 AEJ. Nende grupeeringus on 8 inimest. 4 on mustlased ja teised valged. Kes on näinud selliste tunnusmärkidega inimest, siis andke teada pommirühmale. Mille number on 116833. Eile 17.02 kell 17.30 toimus Karksi-Nuias lapse varguse proov. Varastada lapsi. Sõitis autoteel üks hall auto, milles istus 2 kiilakat meest. Koopi juures kõndsid 2 tüdrukut niisama väljas olles. Neile sõitis vastu hall auto, mille sees istus 2 meest. Auto peatus tüdrukute ees ja küsisid neilt, kas te tahate autosse istuda. Tüdrukud ehmunult vastasid ei. Siis hakkasid tüdrukud edasi kõndima ja auto ikka jälitas neid. Tüdrukud märkasid, et auto ikka jälitab neid. Suurest hirmust hakkasid tüdrukud jooksma. Nad jooksid lähimasse asutusse ja palusid abi. Inimene, kellelt nad abi palusid, helistas koheselt politseisse. Kui mehed märkasid politseiautosid, sõitsid nad kiiresti ja koheselt minema. Hoidke ennast ja minge võõrastega kaasa. Suur massijoobes sõitmine Paides oli suur Eesti sünnipäeva tähistamine. Pidu lõppu polnud veel näha kell 7 hommikul. Peal oli palju alaealisi, mitmed oli näha magamas ja purjus. Otsustasid nii vanad kui ka noored sõitma minna peol. Maas oli must jää. Paljud autod olid vanarauaks sõidetud ja viidi Tartu vanglasse magama. 15. veebruaril 16.49 põrkasid 2 autot kokku. Karksi-Nuias noortekeskuse ees autod tegid 1 tiiru. Autojuht väitis, et ta läks silmade eest mustaks. Mõlemad juhatajate autod olid katki. Gerdi autol olid peegel katki ja auto oli kriimustatud, aga Helika auto läks maha kandmisele. Noortega ette tulid kiirabi ja politsei. Autojuht oli šokis. Eile 18.30 põrkasid Tallinn-Tartu maanteel kokku 2 veokit. Mõlemad veokijuhid hukkusid. Hiljem selgus, et ühe veoki juht oli tagaotsitav kriminaal.
ta põgenes vanglast, muutis oma välimust, tegi omale võltspassid ja ID-kaardid ja käis nendega ringi. ta vahistati lasterööviga aastal 2019 ja pandi Tartu vanglasse. täna vallandati Kõrgsunvee kooli õpetaja, sest ta oli varastanud laste raha ja telefoni vahetundide ajal. õpetaja tabas varguselt üks kooliõpilane, kes oli oma telefoni klassi unustanud ja sellele järgi läinud. õpetaja võeti vahi alla kuni kohtuotsuseni. Ohios kell 9:42 17. veebruaril toimus kooli tulistamine. Tulistajaks oli üllatavalt kooliõpetaja. Tulistaja võttis 3 lapse elu ja vigastas 12 last. Õpetaja hakkas lastma teise tunni lõpus. Kooli valvurid ei jõudnud kohale, sest valvurid olid koos vetsus. Me endiselt ei tea, miks õpetaja hakkas lastma. Loodame, et selliseid juhtumeid enam ei toimu. Viimasel ajal on nähtud palju viirustusi. Mis need on, kust need tulevad ja kas president lubab meile tasuta Spotify Premiumi? Hetkel ei tea, mis edasi saab. Viimati nähti neid Tartumaa Selveri prügikastis. Kas Tartumaa Selver on selle taga või on selle taga loodusjõud? Seda näeme kolmapäeval kell 14:50. Eile 17. veebruaril toimus 2023 aastal kergejõustikuvõistlus. See toimus kell 14:00 kuni 16:00 Avia gümnaasiumis vanusegruppidele 12 kuni 16 PU, 12 kuni 16 TU. Seal võtsid osa August Kitsbergi nimelise gümnaasiumi õpilased Genar Kleband, Kevin Viikalm, Hanna-Loore Vaarik, Trude Tammaru, Laura Sneider ja Torsten. Kõrgushüppe käigus juhtus õnnetus tüdrukuga, kes murdis õnnetult oma käeluu. Ta viidi kiirabiga ära haiglasse. Pärast vaevalikku võistlus said auhinnad õpilased Hanna-Loore Vaarik, Genar Kleband, Kevin Viikalm. Tänan ilmateade 18. veebruaril nädalast. Olge ettevaatlikud. Selline saigi tänane saade, aitäh vaatamast. Kohtumiseni!